Me stardime tegelikult hakkame otsast kõige esimesega peale ja kõige esimese teema pealkiri on selline, et kas iga viies inimene ei saa koolitusest aru. Et nimelt on grupp inimesi orienteerumalt kuskil 20%, kelle kirjaoskuse tase ja info otsimise tase ja selline valmidus õppes osaleda ei ole teps mitte samal tasemel, nagu keskmiselt ollakse. Kes see grupp on, mis on neile omane, kas nad jäävad praegu koolitustelt välja, sest nad ei saa lihtsalt aru, kas ja mida nendega annaks teha, kas nad võivad olla võib-olla väga väärt ressurss mõnele koolitajale, kes oma lähenemistega võiks neile pakkuda. Sukeldume sinna teemasse sisse. Ja see teema baseerub eelkõige PIAC-i uuringu tulemuste analüüsil, et mis on toimumas, mida nad vajaksid ja seda tuleb meiega jagama Haridus-Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse valdkonna nõunik ja PIAC uuringu projektijuht Triin Savistu. Triin, kas sa oled meil juba valmiduses? Jaa, tere, olen küll. Ja. Katsetame ekraani jagamise ära ja vaatame siis lähemalt, kes see grupp inimesi on, mis on neile omane ja siis võime ära tunda, et kas meie oleme oma gruppides ka kohanud sellist laadi õppijaid või see on meie valimist kuidagi välja jäänud millegi tõttu. Palun, Triin. Jaa, ma loodan, et te näete nüüd minu avaslaidi. Jaa, kenasti näha. Väga hea. Kõigepealt jah, aitäh, Harald, sa juhatasid väga hästi sisse ja natuke tekitasid minus sellise ärevuse, kas ma suudan kõikidele nendele küsimustele vastata. Lubasin hästi palju, jah? Just, aga no proovime. Igal juhul, ja mina olen Triin Savisto ja töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis. Siia ma olen pannud, et ma olen PIAC uuringu projektijuht, kuna see käib justkui selle teemaga paremini kokku, kuid tegelikult jah, olen ka digioskuste nõunik. Nii et vaatame siis, kas iga viies inimene ei saa koolitustest aru. Nii. Aga siin juba olid mitmed küsimused, millele see ettekanne peaks siis vastused andma. Ja ma ise saan ka aru, et see ettekande pealkiri on võib-olla pisut selline provokatiivne, aga ma proovin tänase ettekande lõpuks ikkagi mingi vastuseni jõuda. Aga laiemalt räägime sellest, mis see PIAC uuring on, mida me nimetame madalateks oskusteks, kellel on uuringu andmetel madalad oskused ja võiksime ka jõuda selleni, et mida siis järeldada ja mida ette võtta. Ja tuginen tõesti siis meie äsja valminud esimesele temaatilisele aruandele, mida me PIAC uuringu andmetel tegime. Ja see on selle lingi siis saate ka pärast siit kenasti ettekande slaididelt kätte. Nii. Ilmselt on paljud juba kuulnud sellisest uuringust nagu PIAC, aga igaks juhuks meenutan. Et tegemist on siis OECD poolt algatatud rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringuga, millega mõõdetakse 3 infotöötlusoskust, funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja adaptiivset probleemilahendusoskust. Tänaseks on uuring toimunud 2 korral ja meil viis siis uuringut aastatel 2022 kuni 2023 läbi Statistikaamet. Ja viimases uuringulaines osales meil üle 6016 kuni 65-aastase täiskasvanu. Ja oluline on märkida, et tegelikkuses PIAC ei küsi, kui hästi inimene teeb tunneb mingit eriala või tal on mingi konkreetne tehniline oskus, et selle asemel vaadatakse, kui hästi täiskasvanu suudab igapäevaelus infot mõista, kasutada, hinnata, rakendada nii siis töös kui ka väljaspool tööd. Ja uuringu ülesanded ei ole sellised tavapärased, võib-olla koolist tuttavad teoreetilised küsimused, vaid on üles ehitatud selliste päris eluliste olukordade järgi. Näiteks üks, mida me alati näiteks toome, on see, et kas inimene saab aru lasteaia või ka kooli kodukorra reeglitest, kas ta oskab planeerida oma liikumist kodu, poe, kooli vahel, kui seal on mingisugused teatud piirangud, kas ta oskab kasutada juhiseid,
ja infot teenuste tarbimisel või ka arvutada näiteks, kui palju materjali on vaja toa tapeetimiseks. Ja OECD käsitluses on need ülekantavad baasoskused, mis loovad siis aluse nii kutseoskuste omandamiseks kui ka nende kasutamiseks ja ajakohastamiseks. Ja me sageli räägime PIAC-i puhul keskmistest tulemustest, mida saab siis väga hästi riikide võrdlemisel kasutada. Aga ma ise armastan pigem oskustasemetele jaotumist, kuna see on selline kõnekam, sest nad kirjeldavad, kui iseseisvalt inimesed erinevate keerukusastmetega olukordades hakkama saavad. Ja minu meelest aitab just see meil paremini mõista, kes on need inimesed, kes vajavad kõige enam tähelepanu ja tuge. Aga lühidalt selline üldine tulemuste vaade. Ehk siis rahvusvahelises võrdluses me näeme, et meie keskmised tulemused on tegelikult väga head, et selline üldine tase on tugev. Samas ei jaotu oskused ühtlaselt ühiskonnas ja paremad tulemused on noorematel vanuserühmadel, mis ühelt poolt võib viidata kaasaegse hariduse heale kvaliteedile, kui ka sellele, et oskusi on võimalik rohkem kasutada. Ootuspäraselt on väga tugev seos hariduse ja oskuste vahel, mida kõrgem haridustase, seda paremad oskused. Murekohaks on see, et erinevused inimeste vahel on märkimisväärsed, esinevad vanuselised, hariduslikud, piirkondlikud, sotsiaalmajanduslikud lõhed ja need on ka eelmise uuringuga võrreldes siis pigem kasvanud. Ja lõpuks oskused ei ole ainult hariduse teema või ka, et need on seotud otseselt ka inimese toimetulekuga üldisemalt, hõivega, sissetulekute heaolu ja ka ühiskondlikus elus osalemisega. Seega me ei räägi ainult oskustest, vaid laiemalt inimeste võimalustest ühiskonnas toime tulla. Ja kui nüüd vaadata osalenud riikide funktsionaalse lugemisoskuse ja matemaatilise kirjaoskuse keskmise tulemuste järgi seda graafikut, siis me näeme, et Eesti tulemused on head, me oleme seal 6. positsioonil, on paremad OECD keskmisest, oleme koos siis Jaapani, Põhjamaade ja Hollandiga eesotsas. Ja võib-olla taustaks veel rahvusvaheliselt on võrreldes eelmise PIAC uuringuga toimunud lugemisoskuse puhul selline trend, et tulemused on kas siis langenud või püsinud stabiilsena. Eestis on need olnud küll stabiilsed, keskmine tulemus on stabiilne. Ainult Soomes, Taanis on tulemused paranenud. Kui me räägime matemaatilisest kirjaoskusest, siis seal on natukene positiivsem trend olnud. 8 riigis, kaasa arvatud siis Eestis, on keskmine tulemus paranenud. Aga jah, et mis see joonis veel näitab, et kuivõrd need 2 infotöötlusoskust on omavahel seotud. Ja võib-olla selle pärast mina pigem läheks seda teed, et vaataks, mis asjad on infotöötlusoskuse tasemed, sest ka seda on võimalik PIAC-i puhul vaadata. Ja ehk siis PIAC-i metoodikas ongi sellised kvalitatiivselt erinevad oskustasemed defineeritud, mis kirjeldavadki inimesed iseseisvat toimetulekut erineva keerukusega olukordades. Ja kui need väga lühidalt kokku võtta, siis me liigume justkui sellisest lihtsast keerukama suunas. Ja alla esimesel tasemel saab siis inimene hakkama vaid väga lihtsa otsese infoga, eriti talle tuttavates olukordades. Igasugused pikemad tekstid või mitmest kohast info kokkupanemine või ka erinevates digikeskkondades toimetamine tekitab raskusi. Teine tase on selline oluline murdepunkt, et siin suudab inimene kasutada mõõdukalt keerukat infot, teha lihtsaid järeldusi ja OECD käsitluses on see siis nii-öelda minimaalne iseseisva toimetuleku tase tänapäevases ühiskonnas.
kolmandast tasemest alates osatakse infot juba seostada erinevate allikate vahel ja lahendada selliseid mitmeetapilisi probleeme. Ja neljas-viies tase siis on võimalik juba keeruka ja abstraktse infoga toime tulla, uutes ebamäärastes olukordades toimetada. Aga madaloskus-tase jääbki siis alla teise taseme ja võib-olla selline oluline rõhutamine veel, et me ei räägi sellest, et need inimesed oleks kirjaoskamatud, et nad oskavad lugeda küll, lihtsalt esinevad teatud raskused teksti mõistmisel. Aga kui palju meil siis on? Et need on nüüd natuke viitavad juba sellele pealkirjale, on ju, see umbes 20% täiskasvanutes on lugemisoskuses esimesel tasemel või alla selle. Matemaatilise kirjaoskuse puhul on tulemus pisut parem ja adaptiivses probleemi lahendusoskuses natukene kehvem. Võrreldes nüüd eelmise uuringulainega ongi madala funktsionaalse lugemisoskustasemega täiskasvanute osakaal kasvanud, matemaatikas natukene langenud. OECD keskmisest on meil parem seis. Aga kui me nüüd vaatame siis seda järgmist joonist, kus ongi toodud funktsionaalse lugemisoskuse oskustasemetele jaotumine, siis me näeme, et võrreldes eelmisega meie positsioon on pisut langenud. Ja siin on siis riigid jaotatudki funktsionaalse lugemisoskuse oskustasemetele jaotumise osakaalude järgi, on pisut kehvem, sellepärast et meil on küll suhteliselt kõrge keskmine lugemisoskuse tulemus, aga arvestataval osal 20% on madala lugemisoskusega. Nii et iga 5 täiskasvanu on meil riskis, see on väga suur hulk inimesi ja see tähendab, et selles tüüpilises koolitusgrupis võib statistiliselt olla mitu inimest, kellel on õppimisest arusaamine oluliselt keerulisem kui teistel. Nii. Aga üldse probleem on, et ma mäletan hästi, kui meil oli pressikonverents, siis me rääkisime, kuidas kõik paremad infotöötlusoskused seostuvad igasuguste toredate asjadega, et kui me vaatamegi nüüd just madalate oskustega inimesi, siis näeme, et madalama oskustasemega täiskasvanutel on sagedamini madalam palk, suurem töötuse risk, tunnevad vähem, et neil on mõju oma elu ja ühiskonna toimetamise osas, osalevad harvem vabatahtlikus tegevuses, ilmselt ei kuulu erinevatesse kogukondadesse, millest meil siin jutt oli. Lisaks seostuvad madalamad oskused nõrgema tervisehinnangu ja väiksema valmisolekuga investeerida tulevikku, sealhulgas siis ka õppimisse. Ehk siis me jõuamegi sellise keskse küsimuseni, et just need, kes vajaksid õppimist kõige enam, osalevad selles sageli kõige vähem. Ja kui me nüüd täpsemalt vaatame, siis kes on need inimesed, kellel on siis suurema tõenäosusega madal lugemisoskuse tase? Analüüs näitas, et madal lugemisoskus ei teki juhuslikult, vaid see on selgelt seotud inimese taustaga erinevate tunnustega. Kõige tugevam mõju on haridusel. Mida madalam haridustase, seda suurem risk. Põhiharidusega täiskasvanute seas on näiteks madal lugemisoskus väga levinud, samal ajal kui kõrgharidusega inimeste seas üsna haruldane. Ja samuti mängib suurt rolli vanus, risk on suurem vanemates vanuserühmades ja alates 55. eluaastast kasvab hästi järsult, aga me näeme juba ka varem. Oluline roll on keeleoskusel, nõrk eesti keele oskus suurendab riski märkimisväärselt ja näeme ka, et meestel on suurem tõenäosus kuuluda madalama oskustasemega rühma. Samuti on seosed tööturu näitajatega. Madalate oskustega inimesed töötavad sagedamini ametikohtadel, kus lugemisoskust kas igapäevaselt ei kasutata või on nad tööturult eemal
ja see loob sellise nõiaringi. Oskused ei arene, sest neid ei kasutata ja paremale tööle on ka raske liikuda, kuna oskusi napib. Samuti on risk kõrgem madalama sissetulekuga ja sisserändetaustaga inimestel. Ja kokkuvõttes ongi siis oluline mõista, et need tegurid toimivad koos ja seepärast peavad ka lahendused olema sihitud just nendele rühmadele, kus risk on kõige suurem. Aga selleks, et veel paremini mõista, kes täpselt kuuluvad madala oskustasemega täiskasvanute hulka, kasutati siis selles konkreetses analüüsis klasteranalüüsi ja see tähendab seda, et vaadati korraga mitut tunnust, näiteks vanust, haridust, keeleoskust, tööturu olukorda ja selle analüüsi põhjal joonistuski välja 5 selget profiili. Need profiilid ei ole lihtsalt teoreetilised, need kirjeldavad üsna konkreetseid sihtrühmi. Võib-olla te tunnete ka need sihtrühmad oma koolituste pealt ära. Ja mis siis selgus, et kõige suurem madalate oskustega rühm on madala haridusega eesti emakeelega mehed, kes töötavad Sinikrae ametikohtadel. Ja see ongi siis see kõige suurem profiil, 38–44%, keskeltläbi sealt madala oskusega sihtrühmast ja elanikkonnast moodustavad nad 8%. Mis me näeme veel, et nad ei osale mitteformaalõppes, aga nende sissetulekud varieeruvad. Üldiselt ilmselt saavad oma eluga kenasti hakkama. Teised profiilid on pisut väiksemad, aga siiski olulised. Näeme näiteks, et vene emakeelega vanemates tööjõugruppides on naisi mehi, kellel on nõrgem eesti keele oskus. Samuti madalapalgalisi eesti emakeelega naisi lihtsamatel Valgekrae ametikohtadel. Aga hästi huvitav erand on see all paremal kõrgharidusega, peamiselt siis kõrgharidusega naised, kes tegelikult teevad ka oskustemahukat tööd ja nad osalevad mitteformaalõppes. Et kuigi nad kuuluvad siis selle nii-öelda madalama oskustaseme rühma, on nende oskused tegelikult ka ühtlasemad. Ehk siis nende profiilide võrdluses justkui kõige tugevamate oskustega rühm. Aga oluline järeldus võib-olla on veel see, et ükski profiil ei kata kogu pilti ära, et isegi see kõige suurem rühm moodustab alla poole kõigist madala oskustasemega täiskasvanutest. Nii, aga lähemegi mitteformaalõppes osalemise juurde. Et ilmselt kõigil on teada see, mis veel erinevatest uuringutest välja tuleb, et üldiselt osalevadki mitteformaalõppes enam kõrgharidusega, nooremad vanuserühmad, naised, kui vaadata keelelõikes, siis eesti emakeelega täiskasvanud. Ehk siis, kui me vaatame ka seda, mis ma just siin kirjeldasin, madala lugemisoskusega täiskasvanute tausta, siis näeme ka seda, et erinevused madalate oskustega ja kõrgemate oskustega inimeste vahel on väga suured. Ehk siis 2/3 väga head lugemisoskusega täiskasvanutest on viimase 5 aasta jooksul osalenud mitteformaalõppes. Aga madala lugemisoskusega rühmas on õppijaid oluliselt vähem, ehk siis ligi 1/3 on osalenud õppes ja ligi 1/3 ei ole 5 aasta jooksul osalenud. Ja mis kõige kurvem, nendest 56% tegelikult ei soovinudki koolitustel osaleda. Vabandust, mitte 56% nendest, kes viimase aasta jooksul koolitustel ei osalenud. Ja ma siia küll slaidi eraldi koolitustel osalemist takistavatest teguritest ei toonud, aga need on üldiselt sellised tavapärased. Tööga seotud ajapuudus, perega seotud ajapuudus, koolituse hind, sobiva koolituse puudumine,
aga mida ma võib-olla tahaks rõhutada, on see, et kui me vaatame neid inimesi, kellel on madal lugemisoskuse tase, siis nende puhul oli hästi palju neid, kes ütlesid, et õppes osalemist takistas üldse mõni muu tegur, ehk siis selline kategooria oli nagu muu. Ja seega me päris täpselt ei tea, miks nad koolitustel ei osale. Aga kokkuvõttes näeme seda, et kellel on juba nii-öelda paremad oskused, õpivad rohkem ja nõrgemate oskustega inimesed jäävad üha enam kõrvale. Mida siis teha saaks? Ma selliseid konkreetseid õpetussõnu ei anna, aga ma ise arvaks, et võib-olla sellised on peamised võimalused. Ehk siis madala oskustasemega täiskasvanud ei ole ühtne rühm vaja ja sellepärast ongi vaja paindlikke sihitud lähenemisi. Õppest eemale jäämise taga on sageli takistused, mis ei ole seotud motivatsiooni puudumisega, vaid nagu ma mainisin, aja, raha, keele, aga ka enesekindlusega, mida ma küll siin võib-olla põhjalikumalt või ma üldse ei avanud, et meil tegelikult sotsiaalemotsionaalseid oskusi ka sel korral uuringus mõõdeti, et seda tasub siis raportist ise lugeda. Ja põhioskusi ei saa käsitleda ainult eeldusena, neid tuleb õppimises läbivalt toetada. Ilmselt siis selline lõimitud õpe. Ja väga oluline on see, et töökoht, kus me enamus ajast oma elust oleme, ongi oluline õppimiskeskkond. Ja kui õppimine jõuab töö juurde, jõuab see ka nendeni, kes muidu koolitusele ei tule. Ja kokkuvõttes lugemisoskuse keskmine tulemus on hea, aga madala lugemisoskusega tasemega inimeste osakaal on märkimisväärne ja on kasvanud. See ei ole marginaalne probleem, see on selline meie jaoks väga suur väljakutse. Ja kui me tahame, et koolitused oleksid päriselt kaasavad, mõjusad, peame arvestama, et iga 5. õppija võib vajada teistsugust tuge. Isegi kui ta seda võib-olla ise ei oska sõnastada. Ja kas siis iga 5. inimene ei saa koolitustest aru, et ma siin viimasele slaid, see on ära kadunud. Igal juhul ma tahtsin öelda, et mööndustega võime öelda, et jah, et tegelikult me näeme, et need tihtipeale kahjuks ka koolitusele ei jõua. Nii et jah. Nii. Ja ma soovitan vaadata nii Haridus- ja Teadusministeeriumi PIAK-i veebilehte kui ka OECD veebilehte, sest näiteks 1. juulil avalikustatakse rahvusvaheline selline madalate oskustega täiskasvanutele keskenduv raport, nii et ja sealt tuleb niimoodi päris tihti selliseid häid analüüse avalikuks, nii et soovitan vaadata. Aitäh! Aitäh, Triin! Meil on mõned minutid aega Triinule küsimusteks ka, me saame need vestlusaknasse sinna sättida. Ma stardin ühe sellise mõttega, et kui on aeg, raha, keeleline oskus ja siis enesekindlus, mis meid tagasi võib hoida ja enesekindluse all hakkasin mõtlema, et see võib olla inimese identiteet, et kes mina olen ja mis on mulle omane ja nagu ütlesid, et ma ei ole see tüüp, kes sellisele koolitusele läheks või nõnda, et see identiteet, see on nüüd oletuslik, aga see tundub nagu selline hästi tagasihoidev komponent. Siit läheks paari erinevasse küsimusse, et kui nad võib-olla nagu näiteks selle enda identiteedi tõttu tavapärases õppes ei soovi osaleda, mis sellele grupile inimestest võiksid olla nii-öelda alternatiivsed õppimise viisid tänapäeval? Aitäh selle hea küsimuse eest. Selles mõttes, et see peab kindlasti olema tööga seotud või kuidagi töökohal toimuv, mulle tundub.
lisaks ühel kohtumisel, kus ma ka tutvustasin neid tulemusi, siis tegelikkuses näiteks selline võib-olla 45+ vanuses naisterahvale sobiks ka selline raamatuklubi formaat, on ju. Samas 45+ või vanuses või meesterahvas, ma ei tea, et ma arvan, et siin on saunaklubi. jah, võib-olla saunaklubi, võrri parandamise klubi, ma ei tea, igal juhul mulle tundub, et see peab olema selliste hobide või tööga seotud kuidagi mingil viisil. Ja kui seal on paljuski nagu seotud nende haridustasemega ka, see tähendab seda, et ta ei ole nagu harjunud õppima sellisel viisil, ütleme, kui me võtame näiteks kuskil magistrikraadiga inimese, siis ta sisuliselt on ju treenitud olema ruumis, keskenduma, ise mõtestama, õppima, et ta on tegelikult saanud kõva sellise treeningu õpioskuste kontekstis ja õpikultuuri kontekstis. Aga mulle tundubki, et need samad kogukonnad on tegelikult hästi huvitav võimalus, sest see ei oleks nii võõras keskkond sellele inimesele, sest tema jaoks võib-olla klassikeskkond on võõras, ma pean siin nüüd niimoodi olema, see on imelik, nüüd nad küsivad, ma pean teiste ees rääkima, aga kui sa tõid selle näite garaažis võrriklubi, et või nagu meestekuur. Toimetab meestekuur, jah, et otsida nagu neid viise võib-olla ja võib-olla ka mõttena kõigile koolitajatele, kes meil siin praegu on, et mõelda, et ma võib-olla ei saagi nagu selle tavapärase klassiformaadiga teenindada seda gruppi, aga nüüd kas see on minu teha, et seda meestekuuri teha, aga kas ma saan kuidagi seda soodustada ja see on võib-olla mingi asi, mida ma vähemalt ühe mõttena mõelda, et oma kogukonnas ehk ma vähemalt saan seda teha, et ma vähemalt kuidagi kas siis võimalusel kaasan või nõnda. Ja mulle tundub, et võib-olla selle meeste sihtgrupi puhul need samad meestekuurid, et tal peab õppimiseks olema nagu mingi asi, mida ta teeb, et õppimine ei ole talle nüüd abstraktne, et omandame oskusi, et siis mul on paremad oskused, vaid et ma teen mingi asja ära ja selle käigus õpin, et paistab nõnda ja selle käigus ma õpin, kuidas netist mingit infot uurida, sest mul on vaja seda, ma ei tea, võrri komponenti teha ja siis toda ja teist kolmandat. Ta läheb selliseks nagu hästi eluliseks. Just, eluline õpe. Ja viskaks võib-olla korraks küsimuse kogu meie grupile siia, et võiksime kommentaariumisse jagada, et mis tundub, mis need viisid võiksid olla, kuidas seda elulist õpet kuidagi kogukonnast kuidagi soodustada või paremaid eeltingimusi selle jaoks luua, et see üleminek oleks nagu loomupärane. Et ma kujutan ette praegu, muidu mõne inimesel on, tal on see kindel amet, ta seda asja teeb, kui see on lihtsam töö, seal on tegelikult üsna lihtne protseduur ka, et mis need viisid võiks olla, mis avaksid tema jaoks need parajad sellised sammud, et kui kellelgi mõtteid tuleb kommentaariumisse lisada. Meil on Riinalt üks küsimus, kas ma loen selle ette, Triin, või saad sealt otse lugeda, kuidas sul parem on? Ma võin ise ette lugeda, et kõik kuulevad ka. Kõrgharidusega 45+ vanuses eesti emakeelega naised, kes teevad oskusmahukat tööd, osalevad mitteformaalses õppes. Mis on selgitus nende madalale oskustasemele? Suure tõenäosusega see töö, mida nad teevad, on olnudki selline pikaajaliselt samasugune. See on üsna rutiinne, nad on õppinud täpselt, nad teavad, et see on selline tavapärane tööülesanne, nad saavad sellega kenasti hakkama. Et kui ma enne rääkisin, et milles see madalate oskuste puhul, et kui on keerukamad või uued olukorrad, siis tekivad probleemid. Ehk siis, kui on tuttav, siis on kõik hästi. Saab hakkama, on juba harjunud. Ehk siis ta peaks nagu laienema lihtsalt tuttavasse olukorda täiendav kiht juurde. Et jah, see teine asi tundub kõige hirmutava, et ma nüüd lähen kursusele, tundub nii suur samm, aga olemasoleva töö raames. Nii, siis on tulnud. Kas projektipõhine interdistsiplinaarne õpe võiks olla lahendus? Küsib meestekuuri teema kohta, Georgi. Kas meestekuuri korraldaja tahaks äkki vastata? Või mis mõtteid on tekkinud? Mul tekib nagu kuidagi tunne, et see vastutusala tundub paljuski olevat siis nagu tööandja on võib-olla see, kes kõige loomulikumalt saab kujundada seda, et kui ta on tööl rakendunud. Kui ta tööl rakendunud ei ole, siis on probleem veidi suurem, sest aga et kui mingit nagu
nii-öelda kampaaniat teha, siis mulle tunduks, et see oleks nagu tööandjatele suunatud, et kuidas nad oma inimestele selliseid nagu täiendavaid õpiampse võiksid teha. Georgil on jah, käsi püsti, kuigi Georgi, palun. Jah, ma lasen veel Triinul vastata ma ja siis korra hakkame ja, pihta. et kuigi noh, ma kujutan ette, et kui me ütleksime tööandjatele, et nii, hakake nüüd palun oma töötajate lugemisoskust, neile lugemisoskust õpetama, siis noh, tekitaks see kindlasti sellise võib-olla küsimuse, et miks meie peaksime sellega tegelema ja et Jah, kuidas ja seda ma kindlasti, noh, ma ei näegi, et aga kui on mingid teatud tööülesanded, kus on võimalik kuidagi seda sinna sisse kombineerida või ongi mingid sisekoolitused, kus samuti saaks soodustada ka lugemisoskuse arengut, et siis on kasulik tööandjale endale ka igal juhul. nii, Georgil on jah käsi püsti. Harald, sa küll ütlesid, et küsimusi tuleb kirjutada vestlusesse, aga ma tahaks suuliselt rääkida, võib-olla teised soovivad ka küsida suuliselt, et ehk on lubatud. Ma jäin mõtlema selle peale, et vaata see lugemisoskus madal, funktsionaalne lugemisoskus madal, kas see on siis ka tõenäoliselt takistuseks ka e-õppes osalemiseks näiteks, et kui me räägime koolitusest üldiselt, aga kui me räägime digiõppest, veebiõppest, et siis nendel inimestel tõenäoliselt on keeruline e-õpet läbida ja siis see e-õpe peab olema tõesti väga-väga lihtsaks tehtud, et kas sa, Triin, oskad siin kaasa mõelda? ja sa oled õigel teel selles mõttes, et nendel inimestel on kindlasti keerukas ka erinevates digikeskkondades toimetada, on ju, et kui tal ongi, ma ei tea, sul on see Moodle, kus sul on erinevad õppematerjalid, sa pead seal nende õppematerjalide vahel kuidagi liikuma, aga kui mõelda sellisest kontakt e-õppest või siis jah, reaalselt toimuvast e-õppest, siis samamoodi ilmselt see on keerukas, et üks lühivastus hüpoteetiline oleks jah. mõte veel, et milline võib olla selle oskuse muutumine ajas, et praegu me vaatame inimesi, kes on mingil ajastul sündinud ja mis kultuuriruumis nad on olnud, aga nüüd meil on, ütleme, mis võib 10 aasta pärast olla, millised põlvkonnad ja kas me võime nagu kuidagi oletuslikult ette ennustada, et mingitel gruppidel on tegelikult lugemise ja keskendumisega palju raskem. See on nüüd hüpoteetiline, aga mis dünaamikat me võime hakata nägema järgnevatel aastatel? jah, see on tõesti hüpoteetiline, noh, kui vaadata seda, kuidas meil on võrreldes eelmise lainega ja mis meie praeguses uuringulaines, mis me nägime, et ikkagi nooremates vanuserühmades on tulemused väga head. Nii et noh, tahaks nagu justkui loota, et pigem noh, nüüd mitte 10 aasta pärast, vaid kuskil 5 aasta pärast on meie tulemused paremad. aga siin on igasuguseid küsimuse kohti, on ju, et ma loodan, et vähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi erinevad reformid toetavad seda, et ka praegused noored saaksid kvaliteetse hariduse ja seega siis ka hea funktsionaalse lugemisoskuse, nii et aga ma saan aru su sellest mõttest, et see hüpoteetiliselt see võib tegelikult juhtuda jah, sest me loeme ju järjest pealiskaudsemalt või tarbime meediat ka järjest pealiskaudsemalt. TikToki videod näen oma teismeliste laste pealt ka, et kuidas pikkade tekstide lugemine, sealt järelduste tegemine, see võib natuke keerukas olla, jah. Ehk siis mõttena lihtsalt, et kas võib olla, et 5 või 10 aasta pärast meie see riskigrupp nii-öelda ei ole 55+, vaid need on ma ei tea, 20 ja sealkandis niimoodi inimesed. No korraks viskan nagu mõttena niimoodi ülesse, sest kui me neid selliseid süüvimis- ja matemaatilist kirjaoskust mõõdame, et ta seni võib olla, aga nüüd, kuidas see trend mõjutab, aga jah, seda näeb. Millal muidu PIAK-i järgmine see ring tuleb või see käib nagu püsivalt ja siis? Jah, ta on mõeldud sellise 10-aastase intervallina, ehk siis kui andmekogumine oli 22-23, siis järgmine võiks olla 32-33. Riinal on küsimus, palun. Et tohib siis otse ka küsida, jah. et mul tekkis lihtsalt küsimus või mõtisklus selle üle, mis puudutab nüüd seda, et missugust õpet siis võiks pakkuda inimestele, kellel noh, võib olla madalam oskustase. ja mulle tundub, et siin on natukene nagu see teema, et
et meie Eesti kontekst tegelikult erineb ajaloolises kultuuriliselt hästi palju nende riikide ajaloolises kultuurilises kontekstis, kelle allikaid me oleme harjunud kasutama. Ja et iseenesest selline täiskasvanute õppimise kuidas käsitlemine ennast tunne? paljudes teistes riikides ongi tegelikult ju selline noh, nagu pigem just nende täiskasvanute põhine, kes ei ole sellise taustaga, nagu me oleme Eestis ise harjunud nagu mõtlema, et noh, et mina olengi see täiskasvanud õppija ja noh, et kõik nagu noh, nagu et selles võtmes, eks ole. Et ikkagi kogemusõpe, eks ju, et seesama, mis siin juba läbi käis, et praktiline läbi oskuste, et tegelikult teooriad on selle kohta juba ammu mujal siis ka nii-öelda siis sõnastatud ja tuvastatud, et just, et ikkagi kogemusõpe, et noh, see on see nii-öelda see klassikaline täiskasvanu. Eesti kontekstis on klassikaline täiskasvanud õppija natuke teise profiiliga, aga kui ta on selline klassikaline täiskasvanud õppija paljude teiste riikide selliste täiskasvanuhariduse allikate võtmes, siis ta tahabki kogemusõpet. Et noh, tegelikult on selles mõttes nagu meil kenasti juba selline lähenemised olemas, et vaja on lihtsalt rakendada, et aga noh, rakendamist jah, et iseenesest nagu missioonitundest ju me sellist tegevust ka nagu ei tee, et noh, siis peab olema nagu süsteem, mis nagu võimaldab sellist rakendamist, et see on palju ressursikulukam tegevus kui selline tavapärane kõrgharitud ja kõrgete oskustega inimeste klassikoolitamine või veebikoolitamine. Et selline mõtteavaldus minu poolt praegu. Aitäh! Ja ma vaatan, et selle peale tuligi ka, et just see, et kes siis finantseerib seda. Et just. Just, suured küsimused. Et jaa, aga et noh, loodame. ja aga omalt poolt on ju, et me oleme siis põhi- ja üldoskuste arendamise jaoks siis astumas samme. Nii et loodetavasti see toob mingisuguse, vähemalt mingi abi ka. Ja, et kui tohib veel natuke mõtteavaldust arendada, et jaa, et see on selles mõttes selline keeruline olukord, sellepärast, et me ju tegelikult noh, nagu me tahame tegelikult, et raha läheks õigesse kohta ja tegevus oleks hästi kvaliteetne. Ja sellega paratamatult kaasneb selline noh, nagu üsna ikkagi selline rangle nagu noh, monitoorimine, mis toob omakorda kaasa sellise formaliseerituse suurenemise. Et siin on nagu, me oleme natuke nagu paradoksaalses olukorras, et see meie see sihitud õppija tegelikult nagu vajaks sellist hästi mitteformaalset lähenemist, noh, see õpikuur on meil siit juba läbi käinud, eks ole, et tegelikult ta nagu eeldab hästi mitteformaalset lähenemist, aga kui rahastuse rakendaja selles suunas tegutseb tegelikult noh, ikkagi üsna formaalsetes tingimustes, sest ta peab ära tõendama ju ikkagi noh, kõik oma kvaliteedid ja rahakasutuse otstarbekuse, eks ole, et siis noh, see on nagu selline teatav selline pingestatus, eks ole, et oodatakse, noh, vajadus on sellise mitteformaalse väljundi järele, tõeliselt mitteformaalse sõna otseses mõttes, aga see formaliseeritus selle rahastusega seotult tegelikult nagu suurendab ka selle elluviija formaliseeritust ja vot siis on nüüd, kuidas leida see tasakaalupunkt seal. Et need on hästi suured küsimused, neid teemasid on ka uuritud ja käsitletud ja püütud rakendada, et ega siin lihtsaid lahendusi ei ole, võimalused on, aga noh, tuleb eos arvestada just sellega, et sellised tegevused, noh, nagu sellised tegurid mõjutavad neid olukordasid. Aitäh, Riina! Ma võtan praegu selle mooduli siin kokku, me teeme korraks ühe minutise sellise heaolupausi, enne kui me edasi kappame, aga eks küsimusi on palju, mul omalt poolt jäi mõttesse selle grupi inimeste sihuke identiteeditaju, et kui kelle nad ennast näevad ja mida iganes me pakume, kuni see identiteet hoiab neid selles arusaamas, kes nad on, et siis isegi kui me saame rahastuse ja pakume, nad ei pruugi sinna nagu kaasa tulla. Aga lihtsalt viskan mõttena jah, et mis aitaks tal enda seda mõtteviisi avardada, et kellest ma olen, kes ma olen ja milleks ma suuteline olen ja mis on talle omasel viisil, kas see aitaks tal sealt niimoodi liikuda, aga jällegi viskan selle lihtsalt küsimusena õhku, et eks need grupid on erinevad. Nii, Riina tahab veel lisada. Jaa, palun. Ma tahtsin öelda seda, et ja seda teemat on ka tegelikult põhjalikult uuritud ja käsitletud ja selles mõttes, et noh, et tegemist on siis nagu siis juba nagu noh, see elukultuurilise hoiaku, nagu elukultuurist tulenevate hoiakutega, et see ei ole nagu lihtsalt see, et me informeerime, siis saab inimene teada, et oi, et on olemas õppimisvõimalused, et õppimine on tore ja siis ta järgmisel hetkel juba tulebki. Ei, et see niimoodi ei käi, sest tema elukultuuri hulka juba ei kuulu õppimine, sest et noh, see on seotud omakorda oskustasemega
ega sa ei rakenda seda, et sa ei näegi seda infot, et meil tekib selline teatav pime, võib öelda, et inimesel, see valdkond, mis ei puutu sinu elukultuuri, seda sa tegelikult ju, sa ei näe, sa ei tunne selle vastu huvi, eks ju. Et seal selles mõttes sellise lihtsa informeerimisega ei olegi võimalik teha, et neid rakendusi, seda on uuritud päris palju, et mis siis aitab. Ja on ka lahendused ikkagi hästi nööbist kinni ja Eestis on ka tõdetud, et tegelikult ikkagi see on hästi vahetu, isiklik, usaldussuhte kaudu lähenemine on see, mis aitab inimese tuua nagu nii-öelda esimest korda võib-olla kontakti ja kui see kontakt on siis meeldiv ja kvaliteetne ja just nimelt selline mitteformaalne ja kõik ja nii edasi ja praktiline, et sealt juba hakkab asi edasi arenema. Et need on ka selles mõttes sellised hästi olulised teemad ja lihtsaid lahendusi ei ole, aga võimalused on, ütleme nii. Jah, kuna iga inimese lugu see on erinev, aga väike nööbis kinni variant teeb hea alguse. Teeme korraks sellise asja, et enne kui me kappame kohe järgmise asja juurde, pane korraks silmad kinni, tee väikene selline hingetõmme, hinge rahulikult sisse ja välja.